Tere sõbrakesed! Täna on jälle reede ja täna loeme jälle koos muinasjuttu. Mul on ääretult hea meel, et te mulle külla tulite. Mina rüüpan siin ikka jälle teed. Te teate, et mulle maitseb tee. Aga mis ma siis teie jaoks täna olen valinud? Selline vahva raamat. Jane Hissi kirjutatud Vana karu. Selle raamatu on välja andnud Koolibrii ja selle raamatu joonistused kõik on Jane Hissi enda poolt joonistatud. Nii et ta on Inglismaal tuntud lastekirjanik ja ka illustraator. Ja Vana karu lood Inglismaal on üldse väga tuntud lugu laste jaoks, et tal on mitmeid raamatuid sellest ja multifilme on sellest vanast karust ka vändatud. Ja kui te ei ole seda raamatut varem lugenud, siis nüüd on teil võimalus selle tegelasega tuttavamaks saada. Ja hakkame siis otsast minema. Ühel päeval, kui pruunkaru Peeter istus koos pardikese, jänku ja pisimõmmikuga, meenus talle, et üks nende sõpradest on puudu. Ma igatsen väga vana karu järele, ütles pruunkaru Peeter. Tahaksin väga, et ta oleks siin koos meiega. Kaua aega tagasi pandi vana karu õrnalt pappkasti ja viidi redelit pidi pööningule. Lapsed muutusid mängides liiga ülemeelikuks, selgitas Peeter. Vana karu kippus täiesti ära kuluma. Ka mina igatsen tema järele, hüüatas pisimõmmik. Läheme õige ja toome ta pööningult alla. Aga meil pole ju redelit, märkis pardike. Ehitame klotsidest torni, pakkus pisimõmmik ja läheme päästame vana karu ikkagi ära. Mänguloomad kogusid kokku kõik puuklotsid ja asusid neid üksteise otsa laduma. Torn kerkis aina kõrgemaks ja kõrgemaks. Vaevalt oli pisimõmmik torni tippu jõudnud, kui ehitis hakkas kõikuma. Ettevaatust, hüüdis ta, ma tulen alla. Kõmaki. Kõik klotsid pudenesid mööda põrandat laiali. Ega sa vist nii kiiresti alla tulla küll ei plaaninud, oletas pruunkaru Peeter. Ehitame parem meist endist torni, tuli pardikesele hea mõte. Meie seisame kindlamalt paigal kui puuklotsid. Pisimõmmik haaras jänkul kõrvadest ning jänku omakorda hüppas pardikesele pähe. Pardike tõusis kiikivarvule ja püüdis ennast võimalikult pikaks upitada. Siis kaotas pardike tasakaalu ja jänku lendas superpalli ja pisimõmmik tegi õhus kukerpalli ning maandus pruunkaru Peetrile otsa. Vabandust, ütles pardik. See ei olnud vist kõige parem mõte. Polnud jah suurem asi, pahandas Peeter. Mina tean, mida teha, hüüatas jänku. Katsume hoovõtuks kasutada voodit ja hüppame lae alla. Ja nad hakkasidki hüppama. Üles alla, üles alla, üles alla. Aga nad ei suutnud hüpata pööninguni. Pardike jäi väga kurvaks. Me ei suuda iial vana karu ära päästa, ohkas ta. Ta jääbki sinna pööningule üksinda nukrutsema. Siis tuli pisimõmmikule hea mõte. Ma tean, kuidas me pööningule pääseme, ütles ta pruunkaru Peetrile. Pisimõmmik osutas kõrge toalille poole. Ma ronin selle lille otsa. Hüppan pööningule ja päästan vana karu ära, selgitas pisimõmmik.
Pisimõmmik roniski mööda lillevorsi üles. Peaaegu kohal, hüüdis ta kõige kõrgemal asuva lehekülge klammerdudes. Ettevaatust, hoiatas Peeter, kuid oli juba väga hilja. Krõps! Leht murdus varre küljest lahti ja pisimõmmik kukkus alla. Õnneks püüdis Peeter ta viimasel hetkel kinni. Mina arvan, et te peaksite hoopis lendama õppima, ütles Peeter pardikesele. Lendamine, see on ju suurepärane idee. Meil on ju väike mängulennuk ka olemas. Mina hakkan piloodiks, teatas Jänku lennukisse hüpates. Aga mina lükkan pööninguluugi lahti, ütles pisimõmmik. Vana karu sellesse lennukisse küll ära ei mahu, märkis pardike. Kuidas tema pööningult alla saab? Langevarjuga pakkus Peeter välja. Need taskurätikud sobivad ju suurepäraselt langevarjuks. Pisimõmmik pakkis taskurätikud ja taskulambi kotti. Peeter keerutas lennuki propellerit ja 5, 4, 3, 2, 1, start! Lennuk liugles üle vaiba ning tõusis õhku. Pisimõmmik lükkas pööninguluugi pintslivarrega lahti. Lenda tagasi luugi juurde, lenda Jänku, hüüdis pisimõmmik. Ma hüppan sisse! Peeter ahmis hirmust õhku, kui pisimõmmik haaras luugiservast ning vinnas ennast sisse. Pööningul oli väga pime, kuid pisimõmmikul oli taskulamp kaasas. On siin mõni karu, sosistas pisimõmmik. Vastuseks kuulis ta mõminat ja nägi, et vana karu istub pappkasti kõrval, ise üleni tolmuga kaetud. Vana karu, rõõmustas pisimõmmik. Me nii väga igatsesime sinu järele. Ka mina igatsesin teie järele, vastas vana karu. Olen siin pööningul täitsa üksi. Kas sa tahaksid tulla meiega koos mängima? Küsis pisimõmmik sõbralikult. Hea meelega, vastas vana karu, aga kuidas ma alla saan? Ma ei oska ju lennata. No miks mitte? Lendame ikka, Peeter tegi meile langevarjud. Pisimõmmik aitas vanal karul langevarju selga tõmmata. Nad läksid luugiservale seisma. Tähelepanu, hüüdis Jänku. Valmis olla, hüüdis pardike. Läks, hüüdis pruunkaru Peeter. Karukesed hüppasid korraga vapralt pööningaluugist alla. Langevarjud avanesid ning nad hõljusid aegamisi põranda poole. Tere tulemast koju, vana karu, ütles pruunkaru Peeter ja kallistas oma sõpra kõvasti. Küll on tore, et sa oled jälle tagasi. Kodus on ikka kõige parem, sõnas vana karu. Aitäh, et te mulle nii julgelt appi tulite. Õhtul, kui kõik olid voodisse teki alla pugenud, meenutas Peeter vaikselt päevaseid seiklusi. Küll on tore sõpradega koos olla, mõtles ta. Ma teadsin juba hommikul, et sellest tuleb eriline päev. Vot selline lugu siis vanast karust, kellele sõbrad tõttasid appi pööningule, sest nad tundsid oma sõbrast nii suurt puudust. Miks vahel pannakse mõned mänguasjad ära kuhugi pööningule? Ma arvan, teil on ka päris palju mänguasju, mis on pööningule ära pandud või kuhugi hoiukarpi. Aga see on sellepärast, et kuidagi liiga palju on meil lastel kõigil mänguasju. Ja siis emme-tissid teevad targasti, nad panevad mõned asjad ära ja ühel hetkel, kui te olete enda mänguasjadest väsinud,
siis on jälle hea võtta vanad mänguasjad karbist välja ja nad tunduvad nagu uued, millega saab jälle uusi mänge mängida. Nii et ma arvan, teie kodus on ka peidetud varandust karpidesse. Küsige teinekord, mis põnevat seal karbis peidus olla võib. Aga ärge siis unustage, et kõik teie mänguasjad on teie sõbrad täna ja ka homme, kuni te nendega mängite. Hoidke neid, et nad ei kuluks, et nad ei läheks katki, ärge tehke neile haiget. Siis ei pea emad, isad, vanaemad, vanaisad neid teie eest ka peitu panema. Nii nagu juhtus vana karuga, kes pandi ülesse pööningule, sest ta oli nii ära trööbatud, on ju. Olge tublid, hoidke mänguasju, olge uudishimulikud ja näeme teiega järgmisel reedel uues loos. Tšau!